2020 ja selle puhul teen teile video 2020. aasta parimatest meigi ja ilutrendidest. Selleks, et esimese trendi juurde minna, pean ma tegema näopõhja jumastuse ja selleks ma kasutan Barry M-i aluskreemi, mis jätab natukene mati viimistletud põhja, Huda Beauty jumastuskreem, Kat Von D Lock It pealispuuder, esimene trend 2020. aastal, millest ma räägin, on kulmud ja moes on naturaalsed üleskammid. Kui eelmisel aastal 2019 olid moes hästi kohevad, lopsakad kulmud, sellel aastal enam ei ole. Kammin natukene ülespoole oma kulmusid. Kuna mul ei ole väga palju neid karvu, siis lihtsalt niimoodi õrnalt käin nad läbi. Ja lõpus kammin nad pigem kokku. Kui eelmisel kümnendil oli meil moes ainult tugev kontuurimine, siis nüüd saab populaarseks roosa ja põsepuna. Kasutan Lililolo põsepuna palette. Üks on mul Colorista koos highlighteriga ning teine on Naked Pink. Sõna roosa eelkõige põskede kohta, silmade kohta, ripsmete kohta, huulte kohta. Miks roosa? On sellepärast, et moes on selline nii-öelda päikesepõletuse efekt. Alustan Coloristast ja põhimõtteliselt panen ma seda tooni niimoodi nagu paneksin pärlpuudrit, pruunistajat, päikesepuudrit, mis iganes. Ja panen ta siia kõige kõrgemale kohale ja ka siia üles. Et just nii-öelda selline number 3, aga selline poolik 3. Seda tugevamat põsepuna Naked Pink, mis oli hästi selline roosa, seda ma panen täitsa põskedele. Roosa on uus punane. Järgmine ehk kolmas trend on ühevärvilised silmad ja selleks sobib ideaalselt värv jälle roosa. Tehakse nii ülemine laug kui alumine laug ühte värvi ja see on selline hästi armas, pehme jumestus. Ripsmed võibki värvimata jätta, huuled kergelt huulepalsamiga üle teha või hoopiski, kui sul on mingit värvilist, nagu näiteks roosat ripsmetuši, võid roosa ripsmetušiga üle teha, aga kes tahab, võib kasutada tavalist musta ripsmetuši. Järgmine meigitrend on selline, et kasutada erinevaid kivikesi ja litrikesi silmadel. Selleks, kuidas neid paigaldada glitterliimiga või tavalise kunstripsmete liimiga. Ja mina valisin siit seest sellised. Ja kindlasti ripsmeliimiga annavad tugevamalt ka peale. Ja see annab sellise laheda efekti ja neid võib igate moodi panna ja miks mitte ka highlighteri asemel või kulmu alla highlighteri asemel. Järgmine huvitav trend on see, kes on julgem ja julgeb riskida. Üks silm on näiteks roheline ja teine hoopis sinine. Kindlasti tuleb siia lisada ka liner ja natuke rohkem hajutada, siis on see super. Kui sa tahad pilku püüdvat jumestust ja inimesed sind vaataksid, siis katseta. Kas sina julgeksid niimoodi välja minna? Ühel pool on üks värv ja teisel pool on teine värv.
Järgmine silmameik, mis on 2020. aastal moes, on selline, et silmameik ise on täiesti selline nähtamatu, aga nurka paneme siis mingit neoontooni. Nüüd oleks väga vägev värvida ripsmed ka roosaks, kellel on roosad ripsmeduši, aga mina arvan, mina jään sellise musta klassika ripsmeduši juurde. Eelviimaseks trendiks on punane suitsusilm ja kasutan oma uut paletti, mille Ameerikast ostsin. Ideaalne täpselt olemas ja ma olen tegelikult juba klientidel saanud ka katsetada, ehk siis need 2 on ideaalsed värvid praegu suitsusilmaks. Suitsune silm tähendab seda, et sa pead väga palju hajutama, nii et võtke endale selleks aega ja see ei peagi kohe kõige ilusamini välja tulema. Rahulikult kannate värvi peale ja siis hajutate teda laiali. Suitsusilma puhul kindlasti tuleb ka alt teha, nii et ma teen ka selle kohe ära, et ühendan selle värvid omavahel siin. Ja viimaseks trendiks on värviline lainer. Ole enam piiridest kinni, ära tee ainult siia äärde lainerit, vaid võid ka laineri teha hoopis siia ülespoole ja katsetada erinevate värvidega. Ja ma nüüd proovin kulmupintsliga, kuna mul ei ole laineripinslit, teha siis just nimelt punane lainer. Ka natuke tagasihoidlikumalt seisab silmameigi puhul, kuid miks mitte, kui sa soovid eriti silma paista, kasuta punast tuulepulka või roosakat. Sellega ongi siis mul 2020. aasta trendid näidatud. Seniks head katsetamist!